No tere! Kas see on sinu oma või? On. Tunnistad omaks, jah? Tunnistan omaks. Sellest pole ammu rääkinud, viimati rääkisime, kui me olime mootori kõrval ja mootoris oli plaan teha crossflow jahutussüsteem, on ju? Oli nii ammu või? Jah. Aga jah, nii oli jah. Nüüd see on valmis. Sai ühesõnaga veel pandud siis elektriline veepump, on ju? Sest vanaga enam seda lahendust ei teha. Jah. Ja elektrilise veepumbaga siis sai seda proovitud selle Issuemesteri BDM-iga juhtida. Kahjuks tuleb tõdeda, et see ventikaid ja veepumpasid sellega juhtida ei saa. Ei tulnud toime selle veepumba BVM-imisega. Oleme varemgi seda näinud ja pärast guugeldades tundub, et see ei ole ainult. See on läbiv teema. Isegi ei leidnud kedagi, kes sellega oleks hakkama saanud. Aga jah, Maxeku see BVM moodul sai pandud siis ja see saab ideaalselt selle ülesandega hakkama. Et juhime pumba kiirust vastavalt vajadusele ja kuna street car ka vaata, siis on vaja, et alguses peab ikka tükk aega hoidma pumpa väga madalal pöördel. Alguses üldse on on-off tegelikult. Ja siis ta mõnda aega hoiab väga madalat kiirust, et see mootor soeneks ülesse. Ja nii ongi. Nüüd on 2,5 ka. Jah, teemat ühesõnaga kolvikäik suurenes ka, et stroker vent on sees ja aga ongi, pinki ei ole veel jõudnud, eks paistab, et praegult oleme tee peal natuke sõitnud ja üldiselt nagu toimib, aga rohkem ei oska hetkel midagi öelda. Vaatame edasi. Vaatame edasi. Vaatame, mis sealpool on. Lähme vaatame. Sealpool on Audi. 2.2 turbo on, ühesõnaga hakkab siin valmima. Viimati rääkisime sellest, siis oli mootor alles väljas. Ja mootori algosadeks ilmselt siis veel panime kokku. Ühesõnaga Arli on siin toimetanud ja nüüd on palju asju tehtud. Nagu ikka mõnede projektidega, siis ka see läks natukene mahukamaks, kui esialgu võib-olla oli plaan. Sai kohe Flex Fuel ja sellega seoses ka kütusesüsteem tehtud vähe suuremaks ja nii edasi. Ja, tuleviku varu ka natukene. Et nüüd ongi veel natukene jäänud ja siis varsti saab esmakäivituse teha ja siis saame edasi vaadata. Et vaatame jah, sellest võib-olla siis, kui see käib juba ja maal natuke täpsemalt. Teeme spikeri speklistiga. Ja Ford Sierra on ka. Ford Sierra on ka siin saanud kõvasti tuunimist, vaata. Nüüd on siin see facelifti võre või? Grill, jah. Saab niimoodi õhku peale, et jatub maha äkki. Ja tiivad läksid ka laiemaks. Paisus natukene. Et keegi soovib, siis Harli ütles, et ta võib iga päev hommikust õhtuni neid laiendeid lihvida. Vaid podisid vorpida. Et jah, ta siin natuke veel teha ja varsti äkki on ka liik veel. Olgu öeldud veel igaks üks juurde see, et jätkuvalt palju küsitakse seda, et kas me teeme karbivahetust ja värvime ja nii edasi. Karbivahetust teeb CSG Customs. Helistab, kirjutab Bergile ja Berg võtab hea meelega sind jutule. Ja värvitöid me ka ei tee. Me teeme värvitöid siis ja keretöid siis, kui see on osa mingist suuremast projektist. Mootoriruum või näiteks see. Keretöid teevad keretöökojad, et seda me ei tee. See on autode tuunimine. See on tuunimine. Kuidas hindad? Enam-vähem. Flantsi tahaks öelda, ma ütlesin teile ka Ärile, et paneks ikka flantsi alla, kui filmima hakkama, aga näed. See on see tavaline. Ta paneb selle uue välja varsti. Siis näeme, mis saab. Kas see läheb kiirendama ka või? Sierra? Pidi minema, jah. Vaatame. Harli, kas läheb või? Ja jutt oli? Peab minema, jah. Volvo ei saanud valmis vaata, siis keegi peab minema. Vaata, mille video välja tuleb, ilmselt äkki tuleb kiirenduse ajal välja. Ja.
Kes tahab näha, siis saab viimasel hetkel reageerida ja tulla vaatama. Jah, loodame, et jõuab. Bemmi oleme ka vahepeal siin putitanud vaikselt. Nii et järjest hakkavad erinevad asjad oma kohtadele jõudma, et mingid pedalboksid on valmis, ninaplekki oleme teinud siin, mingit jahutustorustikku. Enamus alumiiniumit on saanud siis uueks. Jah, kõike ei tee niikuinii, et kõike ei olnud plaan teha ka, aga mingid rohkem elu näinud kohad vahetame välja, et siin see esiosa oli väga kõvasti kive saanud, siin oli aegade jooksul palju auke puuritud ja auke kinni pandud, et kuskilt maalt ei ole mõistlik enam lappida. Ja teeme nii, et auke juurde ei tee. Jah, kopeerime vanade plekkide pealt seda aukude patternit ja teeme nii, et torudesse lisaauke ei tee, et siin on juba paar tiiru neid tehtud, et rohkem ei ole vaja teha. Et siiamaani on õnnestunud, et ma arvan, et viimased plekid õnnestuvad ka. Ja oleme palju vidinaid, on jõudnud igasuguseid mingid piduri otsi ja asju, et lilu, aga kuradi ei teagi kohe. Või 8 HP kõrval saab rääkida. 8 HP kõrval saab rääkida. Filmid. Let's go! Vaata, Sierral on ju need tuuning tagatuled ka. See on Hella Black või? Või mis see on? Bemmi meestel oli Hella Black, mis Sierra meestel on. See on OE. Kõva. Bemmi meestest rääkides, siis meil siin on ka üks Bemmi mees. Ta on nagu oma arust olomees, aga ta tegelikult on ikkagi südames, on Bemmi mees, vaata. Vaatasin äged tsikkel ka? Jah, selle motikas on ka siin. Seda ka tuunime pärast natukene. See on päris hea, kahetaktiline 400-ne. See on päris hea, jah. Siin on vaja natukene, naabrid pidid kurjad olema, et see summuti on meid liiga vali. Huvitav, et see ei summuti eriti. See tegi küll päris ulme häält nagu, et teeme summuti natukene vaiksemaks. Nii, aga nii siin üks Volvo mootor. Volvo mehed vaatavad kohe nagu, mis asja nagu polegi tükust näinud. T6 või? T6 või. Aga ei olegi. See mootor ei olegi huvitav. Mootor on suvaline. See mootor on täiesti suvaline. Nagu M50 ikka. Aga käigukast on natuke huvitavam. Tegelikult kõige huvitavam on see, et Max Eco nüüd juhib. Ühesõnaga, Max Ecoga saab juhtida originaal 8 HP käigukaste. Ühesõnaga, väga värske värk. See on 8-käiguline siis automaatkäigu eest. BMW uuemate, siis ütleme F-seeria alates käigukast. Tegelikult väga paljudel erinevatel markidel ja mudelitel, aga... Jaguaritel, Alfadel ja... BMW on lihtsalt siin see levinud... Tegelikult on õigem on öelda, see on ZF-i 8 HP käigukast. Lihtsalt igale mootoril on oma koda. Ja miks on hea? Muidu enamus on ju, ma ise ka ei ole suurem asi automaadi fänn, aga... Aga vanaks jääma. DSG on teid päris hea, ja see on kõige lähem automaat DSG-le või üldse sükestele käigukastidele, mis on topeltsiduriga, mis ei libista seda turbiini. Tal tegelikult ongi niimoodi, et tal mootor on ühendatud otse kastiga ka. Ta mingid hetkedes lihtsalt natukene libistab seda turbiini kohalt minekuks ja nii, aga ühesõnaga ta ongi 8 käiku ja vahetab kiiresti ja ei ole sükene uimane tuim tükk. Ja seda saab veel tuunida veel Max Ecoga nüüd ka, et saab seda veel vähem tuimemaks teha ja saab teha transbreiki ja igasuguseid muid ägedaid asju ka. Ja põhimõtteliselt ei olegi nagu talle midagi juurde vaja, kui piisab Max Ecost. Et kui on Max Eco juba peal, siis tegelikult saab seda otse sellega juhtima hakata. No eeldus on, et mingisugused paar lisainformatsiooni on ka olemas, on nagu mingid piduri, andurid ja asjad, aga see on niisugune... Arvestades seda võimekust on see väike mure. Ja normaalse projekti puhul tuleb need asjad niikuinii panna, et... Ja M50 otsa ta istub ka päris hästi. Siin on ainult see, aga et siia M50 otsa istub siis mingisugune üks konkreetne ja... Või kuidas? Jah, kaks varianti. Ühesõnaga, kõige õigemaks valida siis N55 mootor, mille see N55 pealt tuleb käigukast siis. See on siis 8 HP 45
kui nagu eriti palju jõudu vaja, siis peaks võtma 8 AP 75 või 90, mis tulevad siis suuremate pealt. Aga ütleme nii, et nad on siiamaani tõestanud ennast, et nad on päris tugevad kastid. No nagu ikka. Ja, enamus inimeste jaoks tegelikult ei ole vaja seda kõige tugevamat. Et tore on võtta varuga alati, aga see on nüüd siis N26 pealt ehk 2-liitrine turbokas, F30 ja mis iganes, X3-d ja need on igasuguseid. Et need sobivad peaaegu otse siia külge, et 2 poldiauku lähevad otse külge ja 2 on vaja natuke modifitseerida ja juba ta siin küljes ongi. Lisaks lüllijahutus ja natuke kardaani teha sõltuvalt kastkorras, kui seal enne all on, aga ühesõnaga suhteliselt lihtne. Suhteliselt lihtne paigaldus. Ühesõnaga varsti on auto küljes või? Jah. Ja siis on mingi väike wiring, mis... No, mul on niikuinii vaja omal teha veel Maxeku paigaldus sellele enne. Mis selle shifteriga variandid ja plaanid on? Shifterid... Tegelikult Maxeku ise... Vana auto on, vaata, siis ma ei tahaks seda E90 mingit, ma ei tea, mis kangi sinna keset tuba. Ma ka ei taha, ma ei panegi. Et mis variandid? 3 varianti on, kas on siis moodsa BEM-i oma, siis on variant panna see Dodge'i oma, mis on natukene võib-olla selline klassikalisem kang või siis on panna üldse emulaator. Ehk et mitte emulaator, vaid ütleme nii, et valida Maxekust siis see, et ta emuleeriks seda käigukangi ja siis saab ise valida. Teed ise oma mingi nupu? Jah. Okei, et põhimõtteliselt saad ise oma kangi teha ja... Põhimõtteliselt jah, ütleme natuke nokitsemist ja siis saab ise ka teha kangi. Mul tulevad üldse nupud, ma lihtsalt teen ka ilmselt mingi custom nupud. Mul on rooli peale nupud olemas, ma saan neid kasutada ja... Mõtlengi, peamine mõte on see, et ei pea jääma kinni sinna mingisse BMW kangi, vaid tegelikult, kui on soov ikkagi vanal autol see salongi välimus saada mingiks mõnusaks, siis saab teha oma kangi ja... Ei ole üldse ka keeruline tegelikult teha Botekaga või mingisuguse lahendusega see, et saaks täitsa originaalkangi jääda. Ja Rossi otsast siis ühesõnaga teha asendid ja konfigureerida. Okei, aga viimase peal. Aitame siin teisi ka rajale või? Aitame teisi ka. Vaatame, kas saame korda. Praegu on reede, homme on võistlus. Tahaks sõita juba kõik. Vaata, eelmises kaadris oli see auto veel alles tükkideks. Selle ma panin eile õhtul kokku. Tundub, et saab sõitma või? Võiks saada, et proovida väga palju ei ole saanud. See platsi peal hommikul ühe tiiru tegin ja kati ei läinud veel. Aga kõik tulge ka vaatama. Homme Harli sõidab sellega. Tead, mis ma teen või? Ma proovin ka selle puu alt startida. Sinu autot ei ole näha veel. Sinu autot ei ole näha. Aga ma tulen ka proovin puu alt startida. Vaatame, mis Mini Cooper S suudab. Muidugi. Tulge kõik proovima ikka. Saab harjutada kohalt minekut. Seal on palju numbreid, mida saab harjutada, kui see lõppkiirus ja ET. Aga davai, homme näeme. Hea küll, homseni.